Täna õpetan sulle selgeks hunniku arpeggios'id, mis on väga-väga head soojendusharjutused. Ja nendega on tore alustada oma harjutamist. Enne kui videot edasi vaatad, pane korra pausile ja videokirjeldusest leiad tabeli, mis saad endale alla laadida. Ja seal tabelis või siis skeemis on ilusti olemas see, mis ma teen. Ja sul on lihtsam seda mõista. Ja kui sa ise hakkad harjutama, siis on see kõik sulle arusaadav. Seda harjutust saab teha vasaku käega ja ilma vasaku käeta, aga tavaliselt mulle meeldib õpetada teda ilma vasaku käeta, sest põhirõhk ikkagi on paremal käel. Ja kui parem käsi töötab juba paremini, siis võib vasaku käe juurde panna, et ei oleks võib-olla nii igav seda harjutust mängida. Kokku on siis 12 harjutust. Esimese keelega algab 4, teise keelega algab 4 ja kolmanda keelega algab 4. Iga harjutus koosleb siis 4 noodist. Kõige esimene näiteks on selline. Esimene, teine, kolmas, teine. Pöial tõmbab alati esimesega koos, esimese noodiga. Igal keelel on oma sõrm. A on esimesel, M on teisel ja I on kolmandal. Esimene harjutus uuesti. Ja hea on mängida 4 tükki iga passiga. 6-ga 4, 5-ga 4, 4-ga 4, 5-ga 4, 6-ga 4. Mängin ühe korra esimese harjutuse kõik. Ühe harjutus oled ära teinud, võtad järgmise. Igal harjutuskorral ei pea kõiki neid jõudma. Mulle meeldib õpilastega teha näiteks kas üks rida või üks tulp või valida lihtsalt 2 lemmikut või 1 lemmik. Oleneb siis, kui palju aega parasjagu on selles tunnis. Ja läheb järgmine. On esimene, teine, esimene, kolmas. Igal keelel oma sõrm. Sellega teed kõik ära. On järgmine. Esimene, kolmas, teine, kolmas. Ja nii edasi. Ja siis on esimene, kolmas, esimene, teine. Ja kõik järgmises reas algavad teise keelega. Teine, kolmas, teine, esimene. Siis teine, kolmas, esimene, kolmas. Teine, esimene, teine, kolmas. Teine, esimene, kolmas, esimene. Ja nüüd viimane rida algab kõik kolmandaga. Kolmas, teine, esimene, teine. Järgmine on kolmas, teine, kolmas, esimene. Kolmas, esimene, teine, esimene. Viimane, kolmas, esimene, kolmas, teine. Kui muutub liiga igavaks või liiga lihtsaks ainult parema käega tegemine, siis võid võtta vasaku käe juurde. Vasak käsi käib siis pooltoonide kaupa 6 keel 0-st kuni 4 keel 2-ni ehk siis eest E-ni. Võtan näiteks kõige viimase harjutuse. Mille jaoks need arpeggios'd head on?
väga mitu põhjust. Kõige lihtsam, miks mängida neid algusesse või paar tükki, on see, et sõrmed lähevad ilusti soojaks. Sõrmede soojenduseks on hea. Teine kasulik asi on see, et selle harjutusega sa saad harjutada seda parema käe sõrmede vajutamist õigesse suunda. Lugude mängimisel tihti keskendutatakse pigem nende nootide mängimisele, silmad siin või noodis, ja mängutehnika, see vajutamine jääb nagu tahaplaanile. Ja harjutuste ajal just on hea teda jälgida, seda paremat kätt ja saad vaadata, et kõik sõrmed lähevad just sinna peopessa ja õiges suunas ja ei kaku ja ei hüppa see käsi. See on nüüd teine hea asi. Ja kolmas väga oluline asi on see, et väga paljud nendest arpeggiodest, kas täpselt sellisel kujul või sarnasel kujul, tulevad paljudes kitarilugudes. Kui sul on kitarriloo sees, näiteks selline arpeggio, siis sa ei pea seda vaatama kui uut asja, vaid siin on tegelikult 2 juba õpitud arpeggiot sees. Ja siis viimane. Liigutused on sinul käel juba ära õpitud, aju teab neid, sa ei pea uuesti õppima, vaid paned tegelikult 2 õpitud asja juba kokku ja ongi sul see arpeggio juba selge. Ja paljudes muudes lugudes täpselt samamoodi, kas see sama arpeggio tuleb või siis tuleb mingisugune pisikene muudatus sisse ja ikkagi see selle õpitud arpeggiode abil suudad seda kiiremini hästi mängida. 4. kasulik tore asi nende arpeggiode harjutamise juures on see, et kui sa saadad sõrmitsedes mingit lugu akordidega, mis iganes lugu, näiteks ütleme Eesti muld, Eesti süda. Siin on mitu tükki sees jälle. Hästi lihtsalt elada. Kui sa oled enne neid arpeggio harjutusi teinud, siis lugudes need arpeggiod on lihtsamad. Ma soovitan iga harjutamise algusesse mängida paar keelt lemmikharjutust ja näiteks arpeggiosid ja detsimeid. Ta ei pea võtma väga palju aega, aga kui sa teed, siis harjutamine on juba hulga kasulikum. Head harjutamist ja näeme juba järgmises videos.